tere jälle, pole ma näinud. Kindlasti olete juba kuulnud, et uue tubakaseaduse järgi on nüüd keelatud maitsestatud e-vedelike müük. Nüüd on lubatud vaid tubakamaitselised ja maitsestamata e-vedelikud. Kuid meid sellised uudised ei heiduta, sest nüüd on meil veelgi rohkem maitseid kui enne ja ka nikotiinikanguste valik on laienenud. Nikotiinikangused on palju erinevaid. Eriti on juurde tulnud just need vahekangused, ehk siis kui teil enne need 6, 12, 18 põhi nikotiinikangused ei sobinud, tahtsite midagi vahepealset, siis nüüd on see võimalus teil olemas. Kõik vanad head SkySmoke'i ja Nicorexi maitsed on ikka saadaval. Nüüd on nad saadaval e-vedeliku maitsestajatena. Nad on tehtud nendest samadest maitseainetest, mis olid meie valmis e-vedelikud, ehk siis nad on mõeldud spetsiaalselt e-sigaretis kasutamiseks. Erinevalt toidumaitsestajatest, mis võivad olla potentsiaalselt ohtlikud, siis Nicorexi ja SkySmoke e-vedeliku maitsestajad on ikka kvaliteetsed, puhtad, testitud ja kontrollitud. Aga kuidas siis maitsestatud e-vedelikku saada? Selleks on meil erilahendusena välja töötatud Nicorex Element e-vedelik, tänu millele on maitsestatud e-vedeliku saamine ülilihtne. Element e-vedeliku pudel ise on 15 milliliitrit, kuid siin sees on 10 milliliitrit maitsestamata e-vedelikku, mis teeb siis maitsestaja lisamise hästi mugavaks ja igasugune majandamine tühjade pudelitega jääb ära. Tal on äramurtav tila, mis teeb e-vedeliku maitsestaja lisamise hästi lihtsaks. Samuti on talle peale prinditud joon, milleni on vaja siis maitsestajat lisada. Ja just nii te saategi selle vana hea Nicorexi või SkySmoke'i maitse, millega te olete juba harjunud. See õpetus, mida ma kohe näitan, on ka olemas iga element pudeli pakendi peal. Ja on ka maitsestajate pakendite peal. Ja maitsestatud e-vedeliku saamine on lihtne nagu 1, 2, 3. 1. Murra 2 näpuga ära tila. 2. Lisa maitsestajad prinditud jooneni. Siin on meil uus Nicorex Gourmet Dragona. See on segu draakonviljast ja arbuusist. Minu üks uus lemmikutest. Lisame siis prinditud jooneni. Ja siis number 3, pane tila tagasi ja loksuta 30 sekundit. Ja ongi maitsestatud e-vedelik valmis. Rohkem ootama ei pea, võid kohe e-vedeliku oma e-sigareti sisse valada ja kohe tõmbama hakata. Ja tegelikult nüüd selle uue seaduse pärast ja selle pärast, et me pidime uue lahenduse välja mõtlema, siis sellega kaasnes ka tegelikult päris mitu head plussi. Esiteks siis enne mainitud nikotiinikangused, kui vanasti mõnel maitsel oli ainult 3 kangust, 6, 12, 18, siis nüüd sisuliselt igat maitset saab igas kanguses. Selleks, et saada endale vajalik kangus, vaadake Element e-vedeliku pakendilt algkangust ja tulemuskangus. Algkangus on valges kastikeses, see on siis selle e-vedeliku kangus puhtal kujul ja mustas kastikeses on siis tulemuskangus. Selle te saate siis, kui olete juba maitsestajaga selle liitnud. Ja teine suur pluss on see, et kui vanasti olid mõned maitsete seeriad nii-öelda siis peaaegu eksklusiivsed otsekopsuseadmetele ja mõned siis suuskopsuseadmetele, ehk siis VG-PG suhe oli erinev, siis näiteks SkySmoke Clouds oli 70-30 VG-PG, seda mõndades suuskopsuseadmetes ei saanud kasutada. Samuti ka vastupidi, SkySmoke Classic oli suurema PG sisaldusega ja ka neid ei saanud väga hästi kasutada otsekopsuseadmetes. Nüüd aga, kuna Element e-vedelikku on saada nii 70-30 VG-PG kui ka 50-50 VG-PG, siis saate kõiki maitseid proovida ükskõik millises e-sigareti seadmes. Kui te ei tea päris täpselt, mis on VG-PG, mida see teeb, kuidas see e-vedelikku ja veipimist mõjutab, siis kuhugi siia või siia tuleb kohe video, seal ma olen kõik lahti seletanud. Loodan, et see teeb asjad selgemaks. Tänaseks on siis kõik, see oli väike õpetus ja väike seletus, mis nüüd toimub. Ja tegelikult kokkuvõttes kõik läks ju paremaks. Nüüd on rohkem maitseid, rohkem nikotiinikangusi ja ka palju universaalsem. Saate kasutada kõiki maitseid kõikides seadmetes. Näeme jälle varsti. Tšau!